Tänase video eesmärk on näidata seda, kuidas viia organisatsiooni strateegia OKR kujule ja sõnastada OKR eesmärke. Ja rõhk on siis metoodika kasutamisel, mitte siis sisuõigsusel. Ja selleks, et seda teile näidata, ma valisin dokumendiks Politsei- ja Piirivalveameti strateegia. Miks just see dokument? Sellepärast, et see on avalikult kättesaadav ja minu meelest on ta väga professionaalselt kokku pandud ja kujundatud ja see dokument on mulle juba varasemalt silma jäänud. Aga alustame siis sellest kohast, kus organisatsioon on otsustanud, et me võtame kasutusele OKR metoodika. Kus siis alustada? Üks koht, kus seda teha, on see, et me sõnastame organisatsiooni strateegia lähtuvalt OKR metoodikast. Ja miks seda teha? On see, et me saame juba läbi selle siis harjutada tulemuspõhist mõtlemist. Ja teine aspekt on see, et võtmetulemuste näol joonistub siis pilt, kuhu me tahame välja jõuda. Organisatsiooni strateegia viimine OKR kujule on hea sellepärast, et ta parandab strateegia kommunikatsiooni ja elluviimist. Ja kuidas ta seda teeb, on siis see, et läbi OKR metoodika on strateegia sõnastatud läbi ühtse struktuuri, mis siis tähendab seda, et eesmärgid ja tegevused on vertikaalselt juba joondatud. Ja see ühtne struktuur muudab strateegiaga inimeste jaoks üheselt arusaadavaks ja mõistetavaks, mis on väga oluline aspekt selleks, et suurendada töötajate pühendumust. Siis tähendab seda, et töötaja tunneb, et tema töö on seotud suuremate eesmärkidega. Ja miks see pühendumuse koht väga oluline on see, sellepärast, et Harvardi ärikool viis läbi uuringujuhtide seas, kus ta siis küsitles juhte, et nad nimetaksid, mis on need väljakutsed, mis juhtidel on seoses strateegia elluviimisega. Ja põhjus number 2 oli siis see, et on pühendumuse puudumine, mida tõid siis välja tervelt 72% juhtidest. Et nüüd mõelge, 3/4 juhtidest seisavad siis selle probleemiga silmitsi. Nii, aga läheme siis edasi. Strateegia viimine OKR kujule, mida ma selle all siis mõtlen? Et see tähendab seda, et me kasutame siis strateegia sõnastamiseks OKR struktuuri. Ja OKR struktuur koosneb meil siis 3 komponendist. Me räägime eesmärkidest, võtmetulemustest ja tegevustest. Eesmärgid ja võtmetulemused kirjeldavad tulemust, tegevused siis väljundit ja me keskendume täna siis eesmärkidele ja võtmetulemustele. Eesmärgid vastavad küsimusele, mida me tahame saavutada ja võtmetulemused siis kirjeldavad seda, kuidas me teame, et me kohale oleme jõudnud. Ja veel kord, et rõhk on siis metoodika kasutamisel, mitte sisuõigsusel ja valisin siis dokumendiks Politsei- ja Piirivalveameti strateegia. Nii, ma jagan teile nüüd seda dokumenti, et te näeksite ka, millest on jutt. Nii, esimene samm siis on see, et tuvasta strateegilised suunad ja sõnasta OKR eesmärk. Politsei- ja Piirivalveameti strateegias on meil siis, näeme, et meil on siin sõnastatud 7 erinevat strateegilist suunda ja ma valisin välja ühe, milleks on siis piir peab. Nüüd, kui hakkame sõnastama OKR eesmärki, siis see tähendab, et meil on vaja sõnastada kõigepealt muutus ja lisada sinna juurde ka see miks, et miks see meie jaoks oluline on. Selleks, et seda piir peab sisu mõista, lugesin ma siis dokumenti edasi ja leidsin sellise kirjelduse, kus siis esimeses lõigus on välja toodud see, et oluline on Politsei- ja Piirivalveameti jaoks see, et me oleksime edukad välispiiri valvamises, selleks, et tagada Eesti inimeste turvatunne. Ja kui nüüd see sõnastada muutusena, siis võiks see kõlada umbes nii. Oleme edukamad välispiiri valvamises, et tagada Eesti inimeste turvatunne. Ehk siis muutus ja miks. Ehk siis selline eesmärk on meil nüüd paigas. Kui eesmärk on paigas, siis saame liikuda edasi võtmetulemuste juurde. Ja selleks, et võtmetulemusi siis sõnastada, ma lugesin siis selle teksti siin lõpuni
ja noppisin siit välja siis erinevad mõõdikud. Ja ma leidsin neid mõõdikuid siit tekstist circa 16, aga strateegiliste eesmärkide kontekstis ja ka siis metoodika kontekstis on meil vaja tegelikult välja tuua siis 3-5 olulist võtmetulemust. Ehk siis oli mul vaja välja selgitada, et okei, et mis nendest siis kõige olulisemad võtmetulemused võiksid olla. Selleks ma siis lugesin dokumenti edasi, kui me liigume siit edasi leheküljele 13, siis me leiame siit siis detailsema kirjelduse erinevate tegevuste näol, mida see piir peab siis ette näeb. Ja kasutasin siis seda materjali selleks, et sõnastada muutust ja leidsin siit kohe algusest 3 lauset, milleks siis on ebaseaduslik riiki sisenemine tõkestatakse Euroopa Liidu välispiiril, teiseks siis piiriületus on sujuv ja kiire ning 3. Eestis ei ole viibimisaluseta välismaalasi. Tundusid väga head laused selleks, et sõnastada võtmetulemusi. Võtame siis selle kõige esimese ja vaatame, mida meil õnnestub siin välja, kuidas meil õnnestub selle alusel siis võtmetulemus sõnastada. Ehk siis võtmetulemuse sõnastamiseks esimene samm, jällegi meil on vaja kirjeldada ära muutus. Mis on see muutus, mida me tahame selles kontekstis luua? Kui siin on räägitud siis ebaseadusliku riiki sisenemise tõkestamisest, siis mulle tundus, et see muutus võiks kõlada nii. Tõhustada ebaseadusliku riiki sisenemise tõkestamist Euroopa Liidu välispiiril. Ehk siis me räägime millegi tõhustamisest. Aga nüüd on oluline koht see, et kuidas me teame, et see tõkestamine on siis tõhus. Ja selle jaoks ma siis lugesin seda eelpool nimetatud teksti ja leidsin siit sellised märksõnad. Seal räägiti siis ebaseaduslikest piiriületajatest ja räägiti siis ka ebaseaduslike piiriületajate kinnipidamistest. Ja mulle tundus, et kui meie soov on suurendada, kui meie soov on siis tõkestada või tõhustada seda ebaseaduslike piiriületajate tõkestamist, siis üks võtmetulemus võiks kõlada selliselt, et me suurendame ebaseaduslike piiriületuste tuvastamiste osakaalu Euroopa Liidu välispiiril. Ja miks osakaalu? Sellepärast, et ilmselgelt meie jaoks ei ole oluline, siis kui palju neid arvuliselt on, küll on meil jaoks oluline see, et see tuvastamine oleks võimalikult tõhus. Ja selle mõõdiku siis selle osakaalu saab siis leida nii, et me jagame siis ebaseaduslike piiriületuste kinnipidamiste arvu piiril ebaseaduslike piiriületuste tuvastamise arvuga. Tegemist on siis osakaalu, ehk siis me räägime protsentidest, kus meil on siis täna on see osakaal x% ja me tulevikus tahaksime siis ideaaliselt see oleks 100. Nii, aga sellisel kujul on esimene võtmetulemus meil sõnastatud. Liigume siis edasi. Piiriületus on sujuv ja kiire. Kerin teile selle ära ka. Ehk siis, kui me räägime siis muutusest, me räägime siis sellest, et piiriületus võiks olla kiire ja ta võiks olla sujuvam. Vaatame siis kõigepealt seda kiiruse aspekti. Kui me tahame, et piiriületus oleks kiirem, siis tundub hästi loogiline võtmetulemus see, et me suurendame piiriületuse kiirust või siis vastupidi vähendame piiriületusele kuluvat aega. Ja siin on muidugi tekib küsimus, kas me räägime siin keskmisest kiirust, mis perioodist me räägime, kas me räägime autodest ja jalakäijatest juba eraldi, see on juba tehnilised detailid. Aga esimene võtmetulemus võiks siis kõlada midagi selliselt. Suurendada piiriületuse kiirust jalakäijate jaoks x minutit, täna on see tase siis x minutit ja tulevikus on siis y minutit. Nii, liigume siis edasi sujuvuse juurde. Tekstis rääkis sellest, et oluline on, et piiriületajatel jääks hea tunne sellest piiriületuse kogemusest. Ehk siis, kui nüüd tõlkida seda mõõdikute keelde, siis me saame siin kohal rääkida rahulolust.
Ja sujuvuse kontekstist võiks olla siis näiteks see, et me mõõdame siis piiriületajate rahulolu, jälle siis küsimus, kas autoga ja jalakäijate oma või mõlemaid. Ja me saame kasutada selleks sellist rahulolu mõõdikut nagu Net Promoter Score ehk NPS, mis on siis laialt levinud, laialt kasutusel olev metoodika ja sõnastada siis võtmetulemuse järgmiselt. Suurendada piiriületajate rahulolu piiriületusega, täna on seda see X ja me tahame tulevikus, et see oleks Y. Aga kuna nüüd, see on nüüd siis ka sujuvuse kohta, eks? Aga kuna selle sujuvuse kontekstis rääkis sellest tekstist päris palju ka sellest, kuidas tehnoloogia aitab siis tuvastada ebaseaduslikke piiriületajaid, siis tõin siia välja ka veel sellise mõtte, et ettepanek siis, milline mõõdik võiks olla, on see, et suurendada tehnoloogia poolt tuvastatud ebaseaduslike piiriületajate osakaalu, mis siis tähendab seda, et me jagame ebaseaduslike piiriületajate arvu tehnoloogia poolt tuvastatud isikute arvuga, mis siis jällegi, et meil ei ole selles kontekstis oluline see, et kui palju neid isikuid on, vaid meil on selle kontekstis tegelikult oluline, et see tehnoloogia poolt tuvastatud isikute osakaal oleks siis võimalikult täpne tegelikult. Ja jällegi täna on see väärtus X ja me tahame, et see väärtus oleks tulevikus siis Y. Ehk siis saime siis piiriületuse, kiiruse ja sujuvuse kohta 3 võtmetulemust. Nii, edasi siis liigume 3. lause juurde. Eestis ei ole viibimisaluseta välismaalasi. See tundub hästi lihtne ja üheselt arusaadav. Ehk siis muutus, mida me tahame luua, on see, et me tahame vähendada viibimisaluseta välismaalaste arvu Eestis. No siin meil küsimus, et okei, mis perioodist me räägime. Et see näitaja on täna X, aga me tahame siis, et see ideaalis oleks see näitaja 0. Nii, sellega siis saime need laused juba sõnastatud eraldi võtmetulemusteks. Ma lõpetan siinkohal ekraani jagamise ära ja teeme siis kokkuvõtte sellest tulemusest, mis me siis saime. Ehk siis 1 strateegiline suund Politsei- ja Piirivalveameti strateegias 2023. Oleme edukamad välispiiri valvamises, et tagada Eesti inimeste turvatunne. OKR eesmärk ja võtmetulemused. Vähendada viibimisaluseta välismaalaste arvu riigis, suurendada ebaseaduslike piiriületuste tuvastamist osakaalu Euroopa Liidu välispiiril, suurendada piiriületuse keskmist kiirust, suurendada piiriületajate rahulolu piiriületusega ja suurendada tehnoloogia poolt tuvastatud ebaseaduslike piiriületajate osakaalu. Sellised võiksid siis näha välja, selline võiks siis välja näha siis eesmärk ja siis sellega koos olevad võtmetulemused. Ja kui me siis vaatame, siis tegemist on kõikidel juhtudel siis metric ehk siis mõõdiktüüpi võtmetulemused, kus meil on siis olemas, algnäitaja on meil olemas ja me soovime seda algnäitajat siis muuta mingi vastavalt siis, kas siis suurendada või vähendada. Nii, selline oli siis põgus ülevaade sellest, et milliste sammudega saab viia organisatsiooni strateegia OKR kujule ja see on siis üks viis, kuidas alustada OKR metoodika juurutamist siis oma organisatsioonis. Kui nüüd sinu organisatsioon on otsustanud, et just strateegia sõnastamine on see, millest võiks alustada ja sa tunned, et sul on vaja abi selleks, siis võta minuga julgelt ühendust ja minu kontaktandmed leiad sa kodulehelt edukaks.ee. Seal on võimalik sul liituda uudiskirjaga, et siis saada erinevaid artikleid OKR metoodika kohta. Ja samuti on sul, kui sa tunned, et on veel liiga vara OKR metoodika rakendamiseks, siis saad mind jälgida sotsiaalmeedias, LinkedInis ja Facebookis ja nüüd ka siis juba YouTube'i kanalis. Aitäh, et olid minuga.